Head kuulajad ja vaatajad, tere tulemast Raplamaa sõnumite podcasti lainele, kus me mõtestame päevakajalisi teemasid Raplamaa võtmes. Täna on reede, 12. jaanuar 2024 ja pilgud pöörame täna Kehtna valla poole, sest et Kehtnas ja selle lähiümbruses on siin viimase aasta jooksul käima läinud igavesti ägedad võistlussarjad, spordivõistlused. Ja täna on siin Raplamaa sõnumite toimetuses sellest rääkimas Taivo Tüvist, kes on spordiklubi Tiim Kehtna MTÜ juhatuse liige. Tervist! Tervist! Ja hea meel on sind siin tervitada. Kas siis võib öelda, et sina oled nagu see mees, kes on selle taga, et Kehtna vallas on spordielu niivõrd elavaks läinud? Kindlasti ei ole see mina, sest ikkagi sporti teevad ju inimesed. Mina olen üks eestvedaja, kes proovib pakkuda seda võimalust, et inimesed saaksid neid võimalusi kasutada ja teha. Et sport on olnud ju Kehtnas kogu aeg olemas, et lihtsalt nüüd pakume erinevaid võimalusi juurde, taaselustame vanasid, näiteks nagu see triatlonisari on, et see on nii puhtalt ikkagi taasleitud vana. Samamoodi on ju lauatennist mängitud maapiirkondades hästi palju, et ma juba põikasin siin mõnda asja edasi. Aga kindlasti jah, ei ole see mina, et Tiim Kehtna on ju spordiklubi, seal on hulgalisi liikmeid, juhatuse koosolekul siis leidsime need väljundid, mida me tahaksime siis teha ja need siis proovime ka ellu viia sellel aastal. Ja minu positsioon on siis nagu kohaliku maakonnalehe spordikülje toimetaja, eks ole. Ja mul on lihtsalt niimoodi distantsilt hea meel näha, kuidas on kõik nagu elavamaks läinud, et on need võistlusi tulnud juurde. Ja mis on samuti minu jaoks oluline ka, mida sa mainisid juba, on see sama triatloni sarja puhul, et see on nagu taasleitud vana. Sest tegelikult ju Kehtnas on see triatloni, seal on seda toimunud, on ju? Jah, seda on toimunud palju ja aastaid. Just jah, ja Leon Reitsak minu arust on seda eest vedanud, eks ole, et aga siis mingi aeg oli nagu pauseks. Jah, ta oligi vist 20 aastat oli pausi. Jah, et aastad lähevad nii ruttu. Üks asi... Aeg lendab, jah. Jah, aeg lendab väga kiiresti, kui alles olime ju poisiks, et nüüd me oleme täis mehed ja et on vaja ju meenutada neid asju. Jah, kuule, spordiklubi Tiim Kehtna MTÜ, millega tegemist on? Tegemist on siis Eesti omavalitsusmängude järgselt loodud spordiklubiga, et käisime Kehtna valda esindamas omavalitsusmängudel eelmisel aastal Elvas ja meil oli väga mõnus tuumik seltskond koos, kus me siis esimese päeva õhtul istusime ja arutasime, et väga mõnus võiks luua siukse spordiklubi, kes hakkakski elavdama siis meie vallas sporti ja looma ka treenimise võimalusi. Seda kõike siis Tiim Kehtna on siis oma lühikese aja jooksul proovinud ellu viia. Esimesel aastal siis tegime mitte lauatennise, vaid triatlonisarja ja Kehtna mõisate jooksu, kus Kehtna mõisate jooksus tegelikult oli osalejate arv päris muljetavaldav. Meie väikse esimese ürituse kohta, et oli osalejaid nii Viljandist ja ka mujalt Eestist, et kui juba siuksesse väiksele sarjale, mis alustab, tuleb kohale üle Eesti, osalejaid on väga, väga tore. Ja me jõudsime siis teha mõisate jooksu, nagu eelmainisin, ja 4 etappi triatlonisarja. Üks etapp siis läks maakonna meistrivõistlustena. Ja mis minule kohe pähe tuleb seoses Kehtna spordiga, on muidugi uus kergejõustikustaadion. Jah, sellel aastal on sinna ka planeeritud toiminguid ja tegevusi, et sinna on planeeritud meil kergejõustikusari, Kehtna staadioni kergejõustikusari, mis on 4-etapiline. Lisaks sellele augusti lõpus on plaanis igamehe 10 võistlus. Ja seda on hea meel kuulda, sest et see staadion on ikkagi see on korralik asi. See on väga hea asi. See on väga hea korralik asi, mis sai tehtud, aga mulle tundus vähemalt nagu esimene aasta või niimoodi, et see kuidagi vaikne oli seal või rahulik. Et seal, ma tean, et Rapla kergejõustikuklubi tegi seal oma treeninguid. Siiamaani teevad, eks, aga et nagu võistluste mõttes, et oli seal kuidagi rahulik, et niisugused head tingimused on olemas, et siis võiks ju
võiks ära kasutada, on ju? jah, seal mingisuguseid koolide võistlusi on olnud, et aga kuna siin meil on kõrvale pakkuda Märjamaa ja Kohilas on olemas oma kohtunike tiimid ja kõik see muu infra, mis on võistluste läbiviimiseks tarvis. Kehtna peab seda kõike alles hakkama endale looma ja sa pead võitlema selle eest, et saad endale võistlusi. Sa pead olema ise aktiivne ja see nõuab päris palju tööd. Ma usun, et lihtsalt vallal ei ole endal seda võimalust ja niisugust mahtu sinna panna, et tegeleda selle turundusega, et leida sinna võistlusi peale. Ja. Ma mäletan, kui see avamissündmus oli, sa olid ikka seal kohal või? Ei, ma ei olnudki siis üldse veel Eestis, et ma tulin Eesti tagasi 2020. Ja, ma olin seal ja siis oli see... Gert Kanter oli kohal. Oli või? Minu arust oli vist. Või oligi Karl-Robert Saluri igal juhul vist jooksis. Saluri vist oli, jah, siis oli Nazarov. Ja. Ma ei mäleta, kuidas see Nazarovi eesnimi on, praegu tule esimese hooga meelde. Mul ka just... aga ta just, mäletan, tema jooksis siis avavõistlusel kõige kiirem aja. Ma pärast tegin intervjuu temaga ja küsisin ka, et kuidas on, et anna hinnang, et oleks uus staadion on ja meil siin, ütleme, Rapla maakonna vaatest või Kehtna vaatest spetsiifiliselt meil hea meel või uhke tunne, et selline korralik asi sai tehtud, et kuidas sulle tundus, et sa just võitsid siin võistluse. Siis ta kiitis ka. Ta kiitis, et väga hea kiire ja ta kiitis just seda, et see on vaata nagu metsatuka sees, on ju. Jah, tuultest kaitstud, jah, ta on treeninguteks ideaalne, ta ongi ideaalne spordikoht, et siin võikski kohe siis ju kogu Raplamaa rahvast üles kutsuda, et kui lumi läinud, et tulge treenima, et nii kaua kui Raplas omal staadionit ei ole, et seal on kõik võimalused, seal on inventar nii odaviskeks, kuulitõukeks, kõik asjad. Ja ta ei ole üldse kaugel ka, eks? Sama, ta on Rapla. No ongi, ja tulevikus nagunii kõik üks sama Rapla vald, eks. Aga et jah, et nii kaua kuni Raplas tõesti ei ole staadionit, maakonna keskuses ei ole esindusstaadionit, eks ole. Märjamaal on korralik staadion, Kohilas on, Kehtnas on, Raplas ei ole, aga jah, et Kehtna on siin samas kõrval, et muidugi, seal on hea käia. Ta on ikkagi ideaalne treeningstaadion ja ma ei näeks nagu sellest väga suurt poleemikat, et Raplal ei ole seda esindusstaadionit hetkel. Et treenimise võimalused on ju olemas, me kõik ju sõidame autodega ja see vahemaa Raplast Kehtnasse 10 kilomeetrit. See ei ole mingisugune... See ei ole midagi, et jah, just. Aga seal on valgustus ka, eks ole? Seal on valgustatud, ta on ideaalne treeningstaadion. Ongi just, jah. Nüüd, ühesõnaga, 2023 te alustasite triatlonisarja ja mõisajooksude sarjaga. Kuidas sa võtaksid kokku selle esimese hooaja? Läks kenasti? No, loomulikult lootused olid suuremad, ma just eeldasin, et mõisate jooksule tuleb rohkem, kuna laste jooksud kuni 10 aastat kaasa arvatud olid tasuta ja meil oli selline hea toetaja nagu Saarjoinen Eesti, kes pani meile õla alla, andis igaks võistluseks pannkooki lastele, mis oli nagu lastele hästi tore, aga sellest hoolimata ikkagi ei tuldud piisavalt palju kohal, et aga ma usun, et sellel aastal see juba muutub, sest et teatakse, millega on tegu, mida oodata ja need mõisapargid, mis Kehtna vallal ju pakkud on, Ingliste, Kehtna, need on nii ilusad ja samas on ka seal sellist ajalugu, mis on meil ajaõlma nagu vajunud, kus on lagunenud varem, aga endiselt on seda tuntav ja inimestel leidmise koht, et näed, ma ei teadnudki sellist kohta, et näiteks Eidapere mõisas, ma ei tea, kus kohas selline asi ongi. Ja ma olen täiesti nõus sinuga, et tegelikult mõisad üldse on ju nagu Eestimaa rikkus. Ja. Tegelikult on, eks. Ja et see nagu siduda spordivõistlusega, see on ka päris äge mõte. Aga kuidas see idee tekkis, et siis need mõisad just siduda? Me vaatasime teiste maakondade sarju ja valdadel, et mida tehakse, et Järvamaal on järvede jooksusari ja mis oleks meil selline, millega me saaksime nagu rõhuda. Ja väga hästi tuli, vaatasime, meil on siin see mõis, et loomulikult teemegi mõisate sarja ja ongi kõik mitu asja koos. Et tutvustada meie mõisasid ja samamoodi ka liikuda. Ja just, ma täitsa kiidan seda mõtet, et kui nüüd hakata mõtlema, kui palju Kehtna vallas on mõisasid, siis ma tõenäoliselt kõiki välja ei mõtlekski esimese hooga. Et ongi see avastamise moment, on ju. Ma tean Kehtnas Inglistel, eks ole, Eidaperes ja Keavas muidugi, on ju. Aga et kuskil mingid salajased unustusse vajunud
ajaloolised mõisahooned, et neid asju avastada niimoodi, tegelikult jumala äge. Noh, Lelle mõisa, ma arvan, et kui me Lelle mõisas tegime jooksu, seal oli väga niisugune raske reljeefiga jooksurada ja siis veel leida sealt mõis, noh, rahval oli väga palju leidmist. Ja sa mainisid siin seda laste kaasamist ja laste jooksud kaheks. Lapsed naudivad täiega. Ei, absoluutselt. Neid on vaja lihtsalt kohale tuua. Nemad teevad ära selle 400-500 meetri, neil silmad säravad kõigil. Ei ole mingit siukest tõrget, et mis asi, see võistlus või noh, et kui täna ikka räägitakse hästi palju, et noored ei taha võistelda, siis mina vaidleks sellele vastu, nad tahavad kõik olla esimesed. Ja, et nad ikkagi naudivad seda, et nagu värske õhk saab joosta ja see võistlusmoment ja et see, et saab oma sõbrast kiirem olla ja noh, tegelikult need asjad inspireerivad ja kannustavad täiega nagu, et. Absoluutselt. Aga kas siis oligi, et lapsi osales rohkem seal kui täiskasvanuid või? Lõpuks summa summarum, ma arvan, et ta oli ikkagi tasakaalus. Kuigi ma eeldasin just, et laste kohalt tuleb, et Kehtnas esimesel avaüritusel oli meil 30 pluss last, aga ongi, et Kehtna on ju ikkagi Kehtna valla keskus, et seal pidigi olema loomulikult rohkem rahvast ja oli lihtsam kohale tuua ja eks see oli ka natukene see rohkem huvi, et millega nüüd siis tegu on, mida me sealt siis saame. Kuigi esimesel korral me oleks pidanud vist minema mujale, sest et ma olin ikkagi nii algaja võistluste korraldaja, et kui meil võistluse avapauk oli, siis ma alles tulin jooksuga ringi pealt ringi märkimast, et noh, see ongi niisugune ka, et arenesime selle esimese aastaga ja nii palju edasi, et tänaseks päevaks, kui me nüüd mõisajookse tõenäoliselt alustame, on need juba ikkagi hoopis teise tasemega võistlused, et kus enam siukseid möödalaskmisi ei ole. Aga kui pikk distants on? Me alustasime, et meil oli valikus päris palju distantsi, oli lastejooks 400-500 meetrit, siis oli 2,5 kilomeetrine matkjooks, see oli siis noortele mõeldud, ja siis oli 5-kilomeetrine ja 10-kilomeetrine. 10-kilomeetrist enam sellel hooajal ei tule, et ongi põhijooks jääb 5-kilomeetrine, siis jääb noortejooks 2,5 kilomeetrine ja lastejooks siis 500 meetrine. No 10 kilomeetrit on juba pingutus. See on juba jooks ja siis on vaja leida ka huvitavaid radasid. Keegi ei taha joosta 4 korda 2,5 kilomeetrist ringi. See ei ole enam huvitav. Olgugi, et ta läheb ilusast looduslikust mõisapargist läbi, aga ta ei ole enam see. Ma tunnen ka, et 5 kilomeetrit on tõenäoliselt siis siuke optimaalne distants, et see on siuke, et kes juba tegeleb jooksmisega, võtab selle väikse väljakutsena või nagu pingutusena, et ma ei tea, kas rekordid püstitada või midagi. Ja siis on teine, kes, ma ei tea, poole ajast kõnnib, poole ajast jookseb, eks ole, et naudib seda sama loodust, eks ole, mida sa mainisid. Ongi see ju ka üks, et liikuma saada, kodund välja ja siis sa oledki seda 2 asja paned kokku, liikumise ja nautimise. Jah, aga triatlon, no see on juba tõsisem asi, on ju? Jah, tegelikult tegu on meil siis rahva triatloniga, kus ei ole distantsid väga pikad, et nad on, nüüd ma võin eksida, ma pigem ei ütleks, milline see tasakaal nende distantside pikkuses päris triatloniga on. Aga seal tuleb ujuda kõigest ainult 300-350 meetrit on meie distantsid. Sellel aastal küll maakonna meistrivõistluse on plaanis teha 750, mis on päris sprindi pikkus ujumises, siis 20 kilomeetrit ratast ja siis 4 kilomeetrit jooksu. Rapla maakonna meistrivõistlused triatlonis? Jah. See on midagi uut, on ju? See oli meil 23. aastal ka. Tegime maakonna meistrivõistlused, selgitasime esimest korda. Oota, kas see oli see sama, mis oli Karitsas? See oli Karitsas. Aga see, mis oli Valtus oli basseini triatlon, see oli meil avaüritus. See oli esimene etapp, eks ole? Ja. Sellel aastal on ta teine etapp. Kui palju siis võistleid oli maakonna meistritiitli nimel? Seal oli kohal meil osalejaid üle 50. Kuule, see on päris muljetavaldav ju. Ja aga ta oli avatud maakonna meistrivõistlused selles mõttes, et olid kõik mujalt olemas. Ja naistest ju võitis teada tuntud endine laskesuusataja Eveli Saue. Aga tuli siis maakonna meistriks? Ei, mitte Eveli olnud, üks ma mõtlen. Teid maakonna meistriks sai tuli ainult Rapla maakonna inimesed. Just, jah. Ma mõtlen, kes see? Ei olnud. Just alles lõpetas.
nüüd mul keele peale ma ei suuda öelda. Okay. Aga no vahet kui meelde tuleb, siis võid... Ja, kindlasti. Kui lähiminutitel meelde tuleb, võid öelda. Ja nüüd, mis puudutab triatloni, siis no see ikka nõuab ikka natuke julgust ka, et sinna peale minna või ettevalmistust kindlasti on ju. No avavees ujumine on ikkagi väljakutse. Et kes ei ole enne ujunud 300 meetrit avavees, et selle jaoks on meil see basseini triatlon, tuled proovid selle distantsi ära, 300 meetrit, basseinis vesid ära, paned jala põhja, puhkad, lähed edasi. 300 meetrit, see on siis mitu korda edasi-tagasi? Basseinis 25 meetrit on meil bassein. 300 jagatud 25-ga? Jah. No see ikka tuleb? No mõned otsad. Mõned otsad ikka tuleb, jah? Jah. Aga see läheb nii kiiresti, et kõik ju ujuvad ikkagi, 8 minutiga peaks ikkagi kõik veest välja saama. No mis mulle kõige rohkem ikkagi meeldib, on see, millest me juba enne rääkisime, on see vana traditsiooni taastamine. Et Kehtnas triatlon oli tugev, siis mõneks hetkeks kuidagi vajus ära ja nüüd siis SK jah, aga ütleme nii, et see triatloni uus tulemine on ju üle-eestiliselt. Et on viimastel aastatel on triatlon väga-väga palju saanud uuesti populaarsust. Kui siin 90-ndatel tuli see esimene laine triatloni populaarsuse tõusuga ja et kõik tahtsid triatlonit teha ja kui siis Leon tegigi neid triatloneid. Aga et nüüd ongi see uus tulemine. Triatloniste on tulnud väga-väga palju juurde, kes teevad seda rahvatriatlonit ja ka päris võistlustasemel. Et Alexela karikasarjas on päris palju osalejaid. Alexela karikasari, see on siis üle Eesti triatloni sari, kus siis on, et neil on 12 etappi vist on sellel aastal. No selleks mul peab ikkagi oma jalgratas ka olema, eks ole, et tulla. No ikka jah. Ja jalgratast ma teile kindlasti laenutada ei saa, et seal ikkagi oma varustus peab olema, et seal ei ju ja päris tavalise tänavarattaga vist sõitma ka ei tule. Ei tule jah, sa oled ise teinud läbi triatloni? Ei ole, aga plaan on. Sul on oma võimalus, iseenda korraldatud võistlust ei ole, kus juures tänu sellele just ei ole võimalust. Sellepärast, et ma olen korraldusega hõivatud, kui leiaks meeskonda tegijaid, kes tahavad läbi viia juurde, siis saaks seda kaaluda, aga tegelikkuses ei ole väga palju neid aktiviste, kes tahavad korraldada. Kui mul meeldib see ala, ma tahaksin minna ju tegema. Ma ei taha seda vaadata, kõrvalt vaadata, et teised tulevad, lõpetada, ma tegin rekordi, ja siis mina lihtsalt vaatan kõrvalt, et jagan seda emotsiooni supikausi taga, kuidas, et sa tegid ikka väga hästi, et mõnus. Eks see on ka jälle samamoodi natuke tore, aga tahaks ikkagi ise ka proovida. Muideks, kui pikad on nagu päris triatloni distantsid? Oskad peast öelda? Ei oska. Nad on ikkagi... Ta ikka on? No 1,9 on seal kilomeetrit on ujumist. Ja siis arvuta seal juba, kui palju seda ratast tuleb, kas oli 160 või? A lõppu tuleb siis täispikk maraton veel või? 42 vist jah. Ma ei tea, kui ikka siukse asja teed oma elus ära, siis oled midagi ära teinud või oled nagu kuskile maale jõudnud siis oma nagu, ma ei tea, kuidagi füüsilise pingutusega. Aga isegi need distantsid, mida siin Kehtnas saab teha, on sellised, et kui teed ära, siis järgmise päeva oled pikali voodis maas või? Ei ole? Ei. Kui sa oled natukene treenitud, siis tegelikult need on hästi lihtsalt võetud. Et see 300 meetrit ujumist, kui sa mõtled rahulikult, ja teed seda mõistusega. See on ka sinule, Siim. Kui sa tuled täna ilma treenimata, sa teed selle ära. Samamoodi lihtsalt sa ratta selga, sa teed selle ära. See 20 kilomeetrit. Omas tempos. Mõnuga. Jah, mitte kellegiga ei võistled ise endaga, et saada see lõpuni. Ja samamoodi see jooksel 3 kilomeetrit või 5 kilomeetrit. See on ainult aja küsimus. See on vaja rahulikult läbi teha. Ja siin Selveri suurjooks on ju ka 5 kilomeetri distants, mis on siuke mõnus kulgemine. Ja siis enne finišit vahetult, siis paned teise tempo peale. Ja näitad, kus ma nüüd pingutasin terve aja, kogu aeg niimoodi jooksin, aga aeg oli natukene 2 tundi. Ei 2 tundi, ikka vähem natuke, aga jah. Triatlon ta on äge, aga ta on ikkagi pingutus ka. Aga milline sport ei ole pingutus? Selle jaoks ta ongi sport. Ja just, jah. Nii et ühesõnaga 2023 tegite mõisat siis sarja, jooksusarja ja siis triatlonisarja, aga need tulevad nüüd uuesti, eks? Need tulevad uuesti, tulevad suuremalt. Suuremalt? Jah, mõisate jookse on 6 etappi, kui eelmine aasta oli 5.
me teeme 2 korda Kehtnat. Et teeme alustame Kehtnas ja lõpetame Kehtnas. Teised mõisad jäävad kõik alles. Nagu olid eelmisel aastal samas järjestuses ka. Kui eelmine aasta meil olid osad etapid olid nädala sees, siis nüüd me seda ei tee enam. Et jäävad kõik pühapäevadeks. Tõsi, miks nii? Millest selline kaalutlus? Eelmine aasta natukene meil tulime liiga hilja välja, enam kalendris lihtsalt ei olnud aega, me pidime laveerima seda, et ei tahtnud panna ühte samale kuupäevale 2 üritust. Jaa, just. Aga nüüd meil oli kalendris aega, me olime ise aktiivsed, juba detsembrikuus põhimõtteliselt panime oma kalendri paika, et las teised panevad enda kalendrid meie järgi, mitte meie nende järgi. Kusjuures ma olen seda ka ise kaalunud, et see Eestimaa suvi on ikka nii lühike. Kõik nädalavahetused on loetud, et kui sa nagu püüad mingit oma üritust või kas või sünnipäeva korraldada. See on ka juba siuke asi, mis konkureerib nende suurte kõikide üritustega, mitte ainult spordivõistlustega, ma ütlen laiemalt on ju. Et kui sa tahad nagu suvel midagi korraldada, siis pead väga varakult oma asjad paika saama ja teisest küljest, kui sa tahad mingil üritusel suvel osaleda, siis enam-vähem nagu iga päev leiad omale midagi. Ma võin see hästi lihtsa näite selle kalendri koha pealt tuua. Sportlased, nad küsisid ikkagi juba siin jaanuari esimestel päevadel ütlesid, kuule, et mul on tõesti juba kriitiline, et mul oleks see kalender paigas. Et sul, kas jäävad need kuupäevad, neil on kõigil tehtud oma Excelid, siuke kalkuleerimine käib, et nad tahavad saada ju sarjades võtta osa maksimum korrad, et saaks ikkagi üldvõidule minna. Ja see suur kalkuleerimine ja plaanipidamine, sest just täpselt sama, mida sa rääkisid, et suvi on nii lühike ja nädalavahetusi on täpselt see sama arv, mis on. Ja me peame jagama neid mitmetega. Millal siis pihta hakkab? Mõisate jooksud alustavad 4. mail. Siis triatloni esimene etapp Järvakandis on nüüd, kui ütlen 11. mai. Et maikuus hakkab pihta juba? Maikuus hakkame pihta, aga siis Tiim Kehtna sarjad on juba tegelikult alustanud. Just, jah, sinna ma tahtsin jõuda, et sarjast on nii mitmeid. Meil tegelikult ju selleks aastaks on lausa 6 sarja. Ja rõhku on pandud rohkem noortesarjadele, mida siin ma pakun, et ujumis noortesarja ei ole üldse maakonnas olnud. Ma pakun ka, jah, just jah. See on midagi uut, see on midagi täiesti värsket. Ja see kontseptsioon, kuidas see võistlus meil mõeldud on ka, et igal klassil on erinevad distantsid läbid, et A-klass peab läbima 4 distantsi ja siis need 4 distantsi siis summeeritakse, sellest tuleb siis lõpptulemus. Okei, aga ütle mulle, kui vanad on A-klass? A-klass on siis 8 kuni 18 aastad. See on ikka päris vanad siis. Ja need on juba ikkagi mehed pooleldi. Et selles mõttes. Ja nemad ujuvad siis 100 meetrit vabalt, 100 meetrit selili, 50 meetrit vabalt ja 50 meetrit selili, siis see tulemus pannakse kokku. B-klassil on siis, ei ole enam selili 50, muidu teised distantsid on samad ja siis sama loogika järgi siis langeb C-klassil on distantse vähem ja D-klassis ujub 2 distantsi, aga siis on 50 meetrit ja 25 meetrit. Ja just, ja see, ujumise pool, see ongi niivõrd kiiduväärt, et te olete selle ette võtnud, sest et ujumisvõistlusigi on olnud harva. Absoluutselt. Aastas üks võistlus meil siin maakonna, ütleme, spordimängude raames, jah. Ja see ongi kogu lugu, milline väljund, miks lapsed üldse peaksid võistlema või et miks me pean trennis käima, mul ei ole ju väljundit. Selle jaoks, et õppida ujuma, on mul ujumisõpetaja. See ei ole trenni eesmärk, et ma käin aastas korra maakonna spordimängudel. Miks ma treenin? Ja tekiks see just see võistlusmoment, räägivad palju, et just ma enne ka juba mainisin, et ei taheta seda võistlusmomenti, väga tahavad. Nad tahavad olla paremad. Iga mees tahab olla naabrist parem. See on eestlaslik. Naabrist parem, jah. Just nimelt. Aga kui palju sul siis lapsi käis selle esimesel võistlusel? Esimesel etapil oli 17 last. Väga ilus ju. Ma ikka kriitiline, ei olnud ilus. Aga see oli tore algus. Aga kindlasti peab olema osalejaid rohkem. Minul kui korraldajana oli see esimene etapp ikkagi tugev miinusmärk.
aga teiseks korraks ma arvan, et lapsevanemad leiavad üles, et see algus natuke oli ka kuupäevaselt kehva valitud. 5. jaanuar, lapsed alles olid kooli vaheajal, kuigi me tegelikult saatsime info laiali valdadesse ja seda ka jagati, aga tõenäoliselt inimesteni lihtsalt see info ei jõudnud. Et oli küll osalejaid ka Kohilast, vist oli ka Märjamalt, aga ma usun 19. On meil basseini äär lapsevanemaid ja lapsi täis. 19. See on reede, järgmine nädal reede. Järgmise nädala reede. Jah, kell 3 on start. 7 päeva pärast. Et meil on 2 nädalase intervalliga on mõeldud see ujumissari. Välja arvatud... see on päris tihti siis ju? No ikka, aga sa saad iga 2 nädala kontrollida oma arengut. Kas sa oled treeninud rohkem? Kas sa oled saanud paremaks? Seal juba lapsevanemad arvutasid esimese etapi järgselt. Nii, jäid 3. kohast, jäi sul 7 sekundit üldsummas puudu. Näed, saad siit sekundi. Ja mitmest etapist see kõik kokku koos? 7 etapist. 7 on siis aprilli alguses on meil finaalvõistlus. Kõik on... Jaanuar, veebruar, märts, aprill. Jah. Ja 7 etappi saab peetud. Ainult suurel reedel me viisime edasi, et siis ei ole. Ma küsin üle, kas see nüüd spetsiifiliselt suunatud ainult noortele? Ta on mõeldud ainult noortele. Okei, et täiskasvanute klassi eraldi ei ole, jah? Sellel aastal ei ole. Et me tahamegi vaadata ja õigeme rõhk ongi noortel. Kui on noored aktiivsed, saavad juba sinna ree peale, võistlemisree peale, siis on mõistlik avata täiskasvanutele ka. Sest kui me praegult avaksime täiskasvanute klassid, siis meeste klassis meil tõenäoliselt võistlejaid ei ole. Ja tulevad alles siis see 40+, kes on uuesti avastanud spordi enda jaoks. Ja. Et seal vahepeal lapsevanemad, ütleme, emad ei ole ju ka naiste klassis ju hästi selgelt vaatad ükskõik millist statistilist tabelit. Naised 18 kuni 35 osalejaid praktiliselt ei ole. See, kes kohale läheb, on võitja. Ja. Kusjuures tegelikult seda fenomeni on kuidagi nii põnev jälgida, et inimene nooruspõlves, eks ole, teeb trenni, spordiga täiega sina peal, siis mingi hetk tuleb muu elu peale. Mingi äritegevus ja... prioriteedid. Mis huvi on ju. Ja siis ühel hetkel ongi see sama 40 piir, eks ole. Siis ma olen nüüd tööd teinud, ma olen nüüd raha natuke kogunud, kuule võiks uuesti sporti teha. Ja siis lihtsalt panedki ennast. Ja vaatad ka, kuule natukene on siia lisakilosid tulnud ja vaatan, et see sõber mul juba läks keskeakriisiga, läks hoogu. Kas tegema tulen teen ka. Ja kusjuures see ei ole nagu välja mõeldud, vaid see ongi niimoodi. Ei, see ongi reaalne. See ongi, et siis mingist vanusest nagu inimene tunneb, et ma tahaks veel teha, ma tahaks uuesti teha seda. Järgmine noorus tuleb peale, ma ei tea. Ja. No see ongi, et lapsed on juba piisavalt suured, sa saad juba seda vabadust uuesti. Eelnevalt oledki nende asjadega kinni ja siis sa saad uuesti neid asju nautida. Nüüd, aga murdmaasuusasari on teil ka, eks? Ja alustasime samuti nüüd juba möödunud nädalal, pühapäeval, trotsisime jäiskülma ilma. See oli siis -18. Hommikul näitasid kraadiklaasid -26 Järvakandis. -26. Jah, ja see tuulekülma natuke oli ka veel juures, et seal oli ikka väga-väga krõbe. Õnneks selleks hetkes, kui me stardi andsime, oli termomeeter tulnud 18 alla, et seal siis tuulekülmaga natukene võib-olla juures. Naisterahvaid oli meil 4, mehi oli 9, siis nendest oli siis 2 noort, üks siis tüdruk, üks poiss, kes siis said osaleda lapsevanema nõusolekul. Lapsevanema ise oli kohal, andis loa, et laps võib külmaga minna välja. Et seal oli eelneval päeval tunti huvi, et kuidas või mis reeglite järgi te külmaga starti annate. Siis vaatasime järgi, et on 15 kuni -25 kraadi, on siis võib võistlus korraldada, aga korraldaja peab võistlejatele andma informatsiooni, et vastutate ise oma tervise eest, et kas sa tuled starti või ei tule. Ja lastele siis me tegime selle erandi, et kui lapse vanem nagu annab loa, et vastutuse enda pealt ära, siis
mõelda vaid, meil on nüüd Rapla maakonnas 2 eraldi murdmaasuusasarja. Jaa, aga meie oleme hästi spetsialiseerunud lühikesele distantsile ja vabatehnikale. Et see oleks kõigile sobilik. Et kui ma ei oska klassikat, näiteks mina ei taha minna klassikat sõitma, sest ma ei oska. Ma ei saa mäest üles. Lähen sammudes, aga ma tahaksin sõita naudingut, libisemist, vaba tehnika. Eks natukene ikkagi need sarjad on ju korraldaja nägu. Oi, muidugi. Et see, mida korraldaja näeb, et kuidas tema nagu kujutab seda ette, siis seda mina proovin ka ellu viia. Loomulikult kuulan ka neid nõuandeid, mida teised annavad. Et väga-väga ootan kõiki tähelepanekuid, kui kuskilt on, kes käib, osaleb ja teeb. Aga maakonnas, kui sa ütled, et 2 sarja, kindlasti siia mahuks ka 3. Et meil on tegelikult ju neid radu on ju rohkem. Rajad on meil korralikud. Jaa, meil on ju kohti tuues või Paluküla, seal võiks olla iga nädalavahetus üks võistlus. Ja meil on tegelikult harrastajaid ka, aga lihtsalt meil ongi läinud, see on minu tunnetus, et meil on läinud nii, et need inimesed on valinud endale Estolopeti sarja. Me peame enda sarjad tegema ära siin jaanuaris, enne seda, kui teised alustavad. Aga kas ta peab nii olema? Me peame tegema endal nii ja sarja, et inimene valibki meie enda kohalikku. Ja tegelikult rajad on meil olemas. Ei, absoluutselt. 100%. Tehnikad on olemas ja korraliku reljeefiga rajad olemas. Et Paluküla ma räägin, sinna ei lähe tavaline harrastada, tema ei sõida seda enam ära. Järvakandis väga head rajad tegelikult. On Pirgus on väga head rajad. Vesiroosis küll on natukene liiga lihtne see rada. Aga meil on siin reljeefe veel, kuhu rada teha. Ja Märjamaal ju... Järtal on rajad, eks ole. Ja Kohilasse vist ju tehti Kohilan, ka. Et neid võimalusi, kus oleks veel ja luuagi just seda, et öelda, et meil ei ole harrastajaid. Neid harrastajaid võib-olla ei ole sellepärast, et meil ei ole võimalusi neil tulla välja. Et nad ongi võib-olla keskendunud liiga ühte piirkonda. Et kui luua võimalus, küll need harrastajad ka tulevad ja teevad. Ja mis on veel pluss nende, mitte kõikide radade puhul, aga osade puhul on valgustus. See, et talvel ju nii või naa läheb vara pimedaks, eks ole, ja peale tööpäeva on juba pimed, kas ma siis lähen veel sõitma? Tegelikult saab minna. Ja kui sul on see, ütleme, üldine valgustus raja ääres, paned mulle pealampi ka, pole mingit probleemi. Isegi seda pealampi ei ole kohati vaja. Et see on nagu vahva. Need võimalused on olemas. Mitu etappi siis on suusatamisel on meil 4 etappi. Ja nüüd kõik jaanuaris tulevad või? Ei, meie ei lähe seda teed. Me panime enda sarja pühapäeviti. Et lootuses sellele, et teised suuremad sarjad on kõik laupäeviti. Ja et meie konkurendil, mitte konkurendil, vaid toredal suusataja arendajal Komol on laupäeviti. Et siis me mahume ilusti ära siia. Kuna suusarahvasid või need distantsid on suhteliselt lühikesed, nad suudavad sõita 2 päeva. Ja millal järgmine etapp on? Juba 21. jaanuaril. Pühapäev 21. jaanuar. Ja Palukülas. Paluküla. See on siis see tehniline rada, eks ole? See on tehniline rada. Seal on ikkagi tõus, seal on laskumist, ta on mõnus. Nauding kindlasti ja pingutus ka. Pingutus ja nauding. Nauding ja pingutus samaaegselt, eks? Jah. Nii, suusatamine, lauatennis. Lauatennis on jälle noortesari, ainult noortele, sest et Raplas on ju hästi pikkade traditsioonidega lauatennise sari muidu täiskasvanutel olemas. Just. Kui varasemalt, kui mina ise harrastasin lauatennist noorena, või nooremana, siis oli seal sarjal olid ka noorte eraldi arvestused. Tänaseks päevaks seda noorte arvestus on nagu kadunud. Ja kui meie noored, kes nüüd, ma alustasin lauatennise treeningute läbiviimist Alus ja Kehtnas, et kui need noored peaksid minema sinna sarja praegu võistlema, siis nad saavad seal trauma. Trauma? No selles mõttes trauma, sest nad saavad aru, et nad ei oska mängida. Ja võib kaduda ära see tahe, et ma tahaksin veel proovida või minna parem, sest see vahe on nii suur. Ja, vanemad on osavamad. Ja vanemad on osavamad ja isegi need noored, kes on Eesti tasemel seal mängivad Eesti reitingus 300 koha peal, need mängivad
nii ilusasti, et nemad ei saagi pallil üldse pihta. Et mis see rõõm on minna laua tagant ära 11-0, 11-0, 11-0. No väga rõõmu ei ole. Seal ei ole väga rõõmu, jah, tõesti. Et siis on isu läinud ja järgmine kord, millal ma selle Pingsi reketi üles otsin, on võib-olla 40 aasta pärast. Et kui mul jälle uuesti olen jõudnud sinna keskea kriisi, kus on vaja jälle sporti tegema hakata. Aga kusjuures ma olen seda ka tajunud jah, et sportida ja ütleme, konkureerida on mõnus, kui on tasemed õiged. Oma tase, jah. Just oma tase, et kui sa pead nagu korduvalt või järjest siis konkureerima endast tugevama vastasega ja kaotad järjest, siis tõesti, mida ma teen siin, miks ma siin olen, eks? Ei see kaotusel ja kaotusel on vahe, kui sa kaotad niimoodi, et sul on mingi lootus, aga kui seal see kontrast on nii suur, et neil ei olegi seda lootust, et siis ju ei ole nagu seda ju võistlust. Ja just jah, sellepärast ongi see oma sari hea, eks ole. Jah, et me alustamegi täitsa nullist, me panime sinna, õigemini juhend saab nüüd lõpuks kokku kirjutada, ma olen väga kehva juhendite kirjutaja, et saab üldse kirjutaja kehva, et saab juhend kokku kirjutada ja seal on reitingi piir 450 ja sellest kõrgemal olla ei tohi ühtegi mängijat. Siis peaks jääma meie noortele kõigile võimalus, et saavad mängurõõmu, saavad, ja jääb järgmisele etapile mineku soov ka. Ja Pinks on äge, vaata, see on nagu tekitab hasarti, ta ei ole nagu... Tekitab ja ta ei ole raske ka ja ta ei ole rahaliselt ka nii kulukas. Et sa ei saa seda võrrelda ju tennisega, kus tennise võtad 4 võtad saali ja juhul kogu lugu, aga Pinksi võib panna sinna saali 12 lauda, 14 lauda ja igal laual võib olla 4 matsi ka veel, korraga mängivad. Ja just jah, ja varustus ka, eks ole. Ja varustus ka on mõistlikum. Eks ole. Ja just, mis polegi nagu rohkem vaja, eks ole, kui pall ja reket. Ja... No jah, kui minna natuke spetsiifilisemaks, siis ikkagi seal on ka omad kulud, et ükski asi ei ole nii. Aga sa saad selle stardi, saad teha suht mõistliku kulu. Huvitav, kas nagu Pingsi mängijatel on mingi oma spetsi jalanõud ka näiteks või? Ikka. On ka või? Absoluutselt. Mis arvad, et nad mängivad mingi tavalise... Tennistega, ne? Ei ole tennis, ikka neil on ka lauatennis on oma suss täiesti, et natukene sarnane võib-olla võrkpalliga, et on kerged ja... Oota, mitu etappi siis lauatennises? Lauatennist on 4 etappi, 2 etappi teeme valtus ja 2 etappi teeme alus. Märjamaa see aasta jääb välja, aga tõenäoliselt järgmiseks aastaks peaks seda laiendama siis ka Kohilasse ja... Sa juba mõtled järgmise aasta peale? Ei, no absoluutselt. Sinna on ju 12 kuud aega veel või 11,5 kuud. Töö käib, me töötame selle nimel ka triatlonisarjaga, et olla järgmine aasta 25. aastal Eesti sellest suurest triatlonisarjas, Alexela sarjas, oma etapiga. Ja muidugi me tahtsin veel öelda, et mis Valtu ja Alu puhul on hea on see, et see on lauad olemas, eks? Et sinna ei pea nagu transportima hakkama ühest kohast. Koha peal kiiresti pannakse üles, kõik see infra on olemas loodud, ainult korralda võistlus ja naudi. Ja lapsed tulevad kohale. On seal nagu poisid, tüdrukud koos või? Kõigil on omad vanusegrühmad, tüdrukud võistlevad tüdrukutega, poisid poistega, et just ongi, et nad saavad kohe õiges kastis olla. Me ei pane neid seal just, et ei oleks seda, minimeerime selle võimaluse, et seal on tasemed nii suure erinevusega. Ja, kuule, me jõuame veel ette võtta ka kergejõustikusarja ja iga mehe 10 võistluse. Ja kergejõustikusari suuresti on ikkagi ka mõeldud noortele, kuigi vist esialgses juhendis ma kirjutasin ka täiskasvanud sõna sisse. Ja et me lähme siis täismahus ja teeme 4 etappi. See on ka mõeldud reede õhtuti, nagu on meil ujumine, et reede õhtuti Kehtna staadionil. Ühel korral siis teeme 3 ala, teisel korral 3 ala ja põhirõhk on siis väljaku aladel, mitte jooksualadel. Jooksualasid tegelikult on nagu võimalik teha ja neid korraldatakse. Ka mõisate jooksud annavad tegelikult selle jooksu võimalused. Võib-olla lisame sinna 100 meetri sprindi sinna sarja, aga see täpne
kontseptsioon alles selgub, millised alad, millistel kuupäevadel ja kuidas see tuleb, aga kindlasti tulevad seal odavisked, kuulitõuked, kettaheited, niisugused klassikalised väljakualad, kõrgushüppe, kaugushüppe, teivashüppe, teivashüppe on küll problemaatiline, aga kurat, kuidas mulle see endale meeldib. Mis su rekord on? Vist hüppasin 1,80 m või hüppasin 2,5, kui käisin kergejõustiku treeneri kursustel. Esimest korda võtsin teiba kätte. Ta on jäsuke, et ta võib olla hirmuäratav. Jaa, aga ta on nii intrigeeriv. Ta on intrigeeriv, kui sa ikkagi ära teed siis. Jaa, see lend ise juba. Ja vaata, kui meie veel noored olime, siis ütleme see aeg, kui Erki Nool hüppas telekas, vaata, kui äge seda oli vaadata. No absoluutselt, aga praegult noored vaatavad dublantist, kuidas see lendab 6.13, või mis ta veel hüppab, ma ei teagi, see on ikkagi ulme, kui kõrgele ikkagi hüpatakse. Jah. Nii et need võistlused on ka tulemas, aga ikkagi soojal ajal, eks ole? Need on kõik suvel. Ja Kehtna staadionil. Kehtna staadionil, kuna me ikkagi oleme tiim Kehtna, hästi rõhume oma asukohale, kust meie tuumik on. Ma olen ise Kehtna valla kodanik ja enamus siis meie tiimi liikmetest on siis Kehtnast. Tiim Kehtnal on ka oma korvpallimeeskond, millega hakkame mängima maakonda. Maakonna meistrivõistlused tulevad korvpallis, muidugi. Jah, et ka sinna pani tiim Kehtna oma võistkonna välja. Sa mängid ka või? Ei, ma olen manager. Manager? Ma olen ikka, keegi peab ju olema seal neid niiditõmbaja ka. Ja peabki. Need asjad oleksid olemas, vormid olemas. Mängijad olemas, peab meelde tuletama. Jah. Ja siis see kergejõustiku sari lõpebki selle 10 võistlusega? Jah, et tegelikult see on eraldi seisev. Et kui me oleme juba oma triatlonisarjad asjad kõik ära lõpetanud, oleme saanud nagu rahuneda maha, siis tuleme 2 päevaks veel Kehtna staadionile kokku ja teeme siis igamehe formaadis siis 10 võistluse, esimesel päeval 5 ala ja teisel päeval 5 ala. Mõnel alal, kui osaleja ise leiab, et ta nagunii ei pääse sinna ajale miiti, kus saada punkte, siis ta sealt osa võtma ei pea. Seal ongi siis need teivashüppe, tõenäoliselt, mille väga keeruline saada paljudel peale, ja tõkkejooksud 110. Ma ise tõkkejooksu kindlasti 110 tegema ei tahaks minna, sellepärast, et ma lihtsalt nagunii sinna aega ei jõua, kus punkte saaks. 10 võistlus, jah? 2 päeval. Ja. Kohilas toimub sügiseti 1 päeva 10 võistlus. Aga ta ongi nüüd sellel aastal, Jüri võttis selle 8 võistluseks. Ja. Just võttiski ära need alad, mida keegi teha ja mida ei olegi võimalik, isegi kui teed, siis tulemus ei mahu. Aga see, mis Kehtnas on ikkagi siis 2 päeva nagu õige asi. Jah, õige asi, 2 päeva, lihtsalt need, kes ei tee seda ala, need ei pea saa disklahvi, nad saavad jätkata. Saavad siis lihtsalt sealt alalt 0. Vägev värk. Ma ise arvan ka, et on vägev, aga põhirõhk, mida mina ise ootan meie sarjades, on see, et noored saaksid liikuma, meil tekiks neil rohkem võimalusi ja vanemad toetaksid neid, sest valisime just siuksed alad. Ujumine. Eneli Jefimov oli meil aasta sportlane naistes. Jaa. Kes ei tahaks olla noortest nüüd uus Eneli? Jah, just. Et ega meil ju, ütleme, siukest tugevat ujumistraditsiooni ei ole, aga meil on 2 ujulat. Meil on 2 ujulat, just. Ja neid on olnud kaua aega. Aga et meil on vaja siia treenereid, aga et kui meil on rohkem harrastajaid, läbi selle võistluse kindlasti neid tekib, meil on võimalus tuua ka siia treenereid. Jah. Kena, kuule, hakkame otsi kokku tõmbama või on sul mingi siuke lõpuks veel mingi? Muud ei ole. 24 aasta on samamoodi liikumisaasta. Ja me võime lausa joostes seda võtta. Just, paneme teiega edasi. Ja. No nii, kena. Head kuulajad, vaatajad, suur tänu, et olite täna meiega ja suur tänu, et kaasa mõtlesite. Raplamaa sõnumite podcasti saab ikka ja jätkuvalt kuulata, vaadata YouTube, Spotify ja samuti sõnumid.ee veebileht. Kuulmiseni järgmisel korral. Nägemist.